täna ma räägin siis lapsed teile sellest maailma, kuidas maa arenes. Kuidas maailma tuli? Kuidas maa tekkis ja kuidas see asi edasi läks. Kõigepealt oli siis üks suur gaasikera, mis siis hästi tihkelt pressis kokku ja siis oli ta nagu niisugune hästi kuum kera. Ja siis see kuum kera hakkas tasapisi jahtuma ja ta jahtus, aga õhku eraldus siis kuum veeaur, mis sadas siis vihmana alla ja see maa oli väga rahutu, vulkaanid purskasid, sellepärast et maakera keskel on üks hästi kuum ollus, mis siis teeb maa rahutuks ja paneb vulkaanid purskama ja siis tuli jälle ikkagi õhku väga soe veeaur, mis tuli vihmana langes alla ja see muudkui sadas ja sadas ja sadas ja sadas ja sadas ja kuna need vulkaanid purskasid, siis need kivimid muudkui liikusid edasi, eks vulkaanist tuleb kuum kivim välja ja siis vesi muudkui viib teda ühest kohast teise, neid kivikesi ja siin siis juhtus selline asi, et tekkis üks suur tüli päikese, õhu, vee ja kivimite vahel. Ja siis oligi niimoodi, et tülitsesid. Päike ütles õhule, et mida sina tegid? Vesi on nii sogane. Sina tegid vee sogaseks. Sellepärast, et õhus on selline aine, mis siis kulutab kivisid, eks ju. Aga õhk ütles selle peale, aga vesi tegi seda hoopis. Vesi läks vastu kive ja kulutas neid. Vesi võttis kividelt seda ühte kihti maha, mis siis tegi nagu selle vee siis sogaseks. Ja vesi muidugi süüdistas kive, aga miks teie siis annate endast osa ära, kui mina liigun, eks ju, mina ei taha teilt mingisugust kihti maha tõmmata. Et ärge, see ei olete süüdi. No ja siis selle suure tüli peale äkki ilmus üks väike tarretis. See oli nagu siis selline nagu elu alge, aga ta ei ole nagu päris veel elu, aga justkui nagu hakkasid arenema sellised esimesed niisugused eeltuumsed ja siis ka nagu niisugused üheraksed organismid ja nad niimoodi tasapisi arenesid ja siis nad nagu enda kodadeks või enda elutegevuse käigus siis kasutasid ikkagi seda kaltsiumit, seda vee, seda sogast ollust ja võtsid seda vee sogasust vähemaks, nad kasutasid seda ja tegid vee puhtamaks ja siin nad siis muudkui puhastasid seda vett. Nii. Puhastavad seda vett. Siin nüüd mäletan. Ei, sul meeldab. No, vett puhastasid, kui ma siin tagasi pööran. Aga väga kaua olid siis ainult üheraksed, on ju, ja nüüd siin eraldavad hapniku vette ja osa sellest hapnikust jõuab ka atmosfääri ja siis tekivad ka sellised mitmeraksed organismid, et mitte ainult üheraksed, siin on juba koed moodustuvad ja siin on siis niisugused trilobiidid. Need on siis sellised esimesed keerulisemad organismid. Aga siin on juba meil kalad, arenevad sellised esimesed kalad. Ja siin on kahepaiksed. Ja siin on juba loomajad. Kui siit tagasi pöörame, siis on dinosauruste aeg. Dinosaurused on sellised suured maaloomad, aga mul oli ütlemata siin enne kahepaikseid, kui meil peale seda, kui olid kalad,
on ju, esimesed kalad, hakkasid juba peale kalu tulema esimesed taimed siia maismaale ja maismaal siis need taimed soodustasid seda, et tulid need veeloomad, hakkasid maismaal käima ja siis nad tulid kahevaiksed ja siin arenesid ka loomajad, sellepärast et see väga rikkalikumaks läks see taimestik. Ja siin on siis dinosaurused, need olid hästi suured loomad ja mõnda aega nad siis valitsesid maailma, aga siis käis üks katastroof tuli ja hästi külmaks läks ja tegelikult need dinosaurused siis surid välja. Jäid alles loomajatest ainult sellised pisikesed, kes said siis kuhugi kiviprakku minna või kuskile kaljulõhedesse, kus oli natukene soojem. Ja imetajad arenesid. Alguses niisugused väiksemad, pärast suuremad, sellised imetajad, kes siis nagu suutsid seal külmas kliimas ellu jääda mammutid. Aga siis arenesid neid imetajaid veel edasi ja kliima läks natuke soojemaks ikkagi jälle ja nüüd, vaat siin, kus meil on see pisikene riba, see on see aeg, millal on inimene siis maakeral elanud ja inimesel ongi meil siis selline mõistus, mida ta saab siis kasutada enda mõtete elluviimiseks ja käed ka, mida ta saab siis enda mõtete mõistuse ja käte koostööga saab ta siis enda ideid ellu viia.